Hei! Tänane video tuleb sulle siit kontorist. Nii harva, kui ma siia satun. Aga tänane teema on selline huvitav teema, mida me ise teeme pidevalt, kaasa arvatud mina ise. Aga me teeme seda automaatselt, aga me võiks võib-olla rohkem mõelda selle peale, sellepärast et kui me laseme sellest lahti, siis muutub meie elukvaliteet märgatavalt. Ja see teema on natukene seotud meie materiaalse heaoluga või selle, mida me endale lubame, mida ei luba. Ja see teema siis on see, et kuidas me otsustame ära, et see on meie jaoks võimalik või see ei ole meie jaoks võimalik. Ja üks hästi hea näide oli see, et meie oma perega siin siis mõtlesime, et tahaks hirmsasti reisile minna ja mu armas abikaasa hakkas seda asja ajama ja ütleb mulle, et me ei saa ikka reisile minna, sellepärast et tema oli oma peas pannud paika eelarve, et kui me selle eelarvega reisi ei saa, siis me reisile ei lähe. Ja siis ma mõtlesin, oot, sa tahad midagi, aga samas sa sead omale piirangud, et kui ma nii ei saa, siis me ei lähe. See on nagu siuke lapse jonn, et kui ma seda ei saa, siis me ei lähe ja kõik. Ja siis ma ütlesin talle, kallis, sul on olemas visioon, sa tahad sinna minna, sa tead, et see mõjub sulle hästi, sa tunned, et sa oled praegu augus ja maas ja sul on vaja ennast laadida ja see on justkui see, mida sa vajad, on. Aga siis sa oled nagu väike laps, kes jonnib, et kui ma ei saa oma tahtmist, siis ma ei taha üldse. Ja kes sellises olukorras tegelikult kaotajaks jääb? Ei kaota mitte keegi kui sina ise. Sa oleks saanud seda head emotsiooni, seda, mis võib-olla toob sulle selle heaolu, ja jõuenergia, et sa saaksid edasi toimetada. Nii, miks me niimoodi teeme? Otsustame ära, see tagan uskumus, raha on piiratud. Me otsustame ära, et kui ma selle raha eest ei saa, siis ei vääri seda. Nii. Aga miks sa sead omale need piirid? Seal taga on uskumus, et raha on piiratud. Ma pean justkui raha hoidma millegi muu jaoks. Nii, aga võtame nüüd selle lahti. Kuidas raha tuleb? Raha tuleb läbi selle, et ma panustan oma energiat millessegi ja ma saan sealt tagasi. Ma annan ja saan, annan ja võtan. Aga kui sul ei ole energiat, mida anda, kuidas sa saad võtta? Mis ma tahan öelda on see, et kui ta nüüd läheb sinna reisile, lähme sinna koos, siis mida ta sealt päriselt saab? Ta vajab seda reisi selleks, et taastada oma energiat, et saada jälle tagasi see elujõud ja kõik see. Et vitamiinid tunned, et sa oled siin väsinud, sa vajad vaheldust ja nii edasi. Aga sa ei luba endale sellepärast, et sinu peas need asjad kokku ei jooksnud. Või et need asjad ei jookse kokku nii, nagu sina oled just oma selle visiooni ette näinud. Nii. Aga kui sa ikkagi lähed sinna, vaata mööda, lähed sinna, sa lubad endale seda, sa saad sealt seda energiat ja nii edasi, sa tuled tagasi, sa oled powerit täis ja siis sa hakkad looma. Sa lood kordades rohkem raha kui see, mis see reis tegelikult maksma läks. Eks. Nii et, kas sina otsustad ka ära, mis on sinu jaoks võimalik või ei ole? Ära otsusta. Lase lahti nendest piirangutest. Lase lahti. Võta, ma tahan minna sinna. Ma tahan võtta, ma ei tea, sellise hotelli, meie selle reisi näite puhul on võt selline hotell, selline see ja ma ei tea, maksab siis, ma ei tea, mõnisada euro rohkem. Sa teed selle raha tagasi. Aga see, mis sa sealt päriselt saad, see, mida sa päriselt vajad, on korraks ennast välja lüüda, korraks ennast maandada. Mitte suruda ennast edasi. Korraks lase lahti ja siis see tuleb sulle oi kui suure ringiga. Ja mitte suure ringiga, vaid oi kui suurelt tagasi. Sa vajad seda energiat praegu iseendasse. Ehk siis, see oli see reisi näide. Aga me teeme seda kogu aeg, veel ja veel ja veel. Aga mis on tegelikult see tulu? Ma ei tea, sa lähed poodi, vaatad, et mulle hullult meeldib see, ma ei tea, vest näiteks. Nii,
ei, see maksab nii palju, ma ei saa endale seda, ei, ma ei luba endale seda, on ju. Aga tegelikult on see, et kui sa paned selle vesti selga, lähed tööle, sa tunned ennast enesekindlalt, sa tunned ennast hästi ja see energia toob sulle palju rohkem tagasi kui need mõned eurod või mõnikümmend eurot, mida sa säästsid, nagu päriselt ka. Ja see on kõigega niimoodi. Ma luban omale toitu, ma luban omale, kui see paneb sind hästi tundma, siis see on sinu jaoks, sa vajad seda, sellepärast et ta annab sulle seda uut elu, mida sa vajad selleks, et luua omale rohkem. Ära sea endale piiranguid, luba endale seda, mida sa päriselt vajad, sest see toob sulle tagasi. Kui sa hoiad ennast raamides, siis sa oledki raamides ja sa annad täpselt sama palju välja. See on need raamid, ja seda saad tagasi. Ja see on see nõiaring. Nii et lase lahti, luba endale ja usalda, et see tuleb 10-kordselt tagasi. Ilusat alanud nädalat. Tšau!